Täna, 14. augustil olen tulnud Pärnusse Porsche ringile, kus toimumas on Netsdrift Summer Bash võistlus. Täna on ees ootamas kvalifikatsioonisõidud Pro, Pro 2 ja Street klassides. Läheme selgitame välja, millised on igas klassis kõige paremad eestlased. Kell on 2 ja just hetk tagasi lõpetasime Pro 2 kvalifikatsioonisõitudega. Minu kõrval on Oskar Raud, kes on meie parim eestlane peale kvalifikatsioonisõite ja kes on praegu üldarvestuses teine. Tere, Oskar! Kuidas sa ise peale kvalifikatsioonisõite ennast tunned? Tere! No, läks päris hästi. Rada on natuke vajas, see on kohendamist auto. Ja suht raske oli. Aga lõpuks saime paika kõik ja sai hea tulemus. No kuidas ise tunned, kas läks plaanipäraselt või tunned, et oleks võinud midagi veel paremini teha? No teise sõitu minnes siis ikka oleks tahtnud 90+ punkti saada, et esimeseks ikka. No konkurents on meil suhteliselt kõva. Kuidas sa ise hindad meie konkurentsi ja kuidas ise tunned, kuidas sa hakkama saad selles kõvas konkurentsis? Konkurents on tugev ja praegu siiamaani on nagu üllatavalt hästi läinud. Et autoga on palju tehnilisi probleeme olnud, aga nüüd tundub, et on praegu korras. Kuule, aga homne päev on ka lähenemas ja tandemsõidud samamoodi. Kuidas sa homseks päevaks ette valmistunud oled? Ilmselt vaatan siin mõned sõidud üle ja sõidame lihtsalt. Ja millise eesmärgiga soovid homset päeva lõpetada? Ikka esimeseks. Edu sulle, aitäh! Aitäh! Oleme jõudnud päeva keskele, just hetk tagasi lõpetasid street-klassi sõitjad kvalifikatsioonisõidud. Minu kõrval on Jaan Kontkar, kes siis sai kõige parema tulemuse kvalifikatsioonisõitudes. Kuidas tunne on? Tunne on väga hea, elu parim kvalifikatsiooni tulemus. Et esimene sõit oli 75 punkti, teine sõit 90 punkti. Head punktid ei saa kurta ja lisalugu on ju see, et hooaeg on lõppemas, eelviimane etapp. Tahaks ikkagi lõpuarvestus ka poodiumile jõuda ja siis ma pean kõvasti tööd tegema, et see saavutada. Ma vaatasin sind siin nüüd üleval, kui sa raja peal sõitsid. Väga kindel sõit oli. Kas sa ise arvasid, et sul täna läheb nii hästi? Kumba sõitu mõtled? Kvalifikatsiooni üldsõitu siis, nii esimene kui ka teine sõit. Tegelikult lootus või ootused olid pigem positiivsed. Eelmine kord käisime ka trennis. Et kui ikkagi trennis käid eelnevalt, siis on tunne soe ja hea, et selles mõttes oli pigem kindel. Ja esimese vooru punktid võib-olla olid ka natukene pettumust valmistavad, et ma ei arva küll, et ma peaks rohkem saama, aga tunne oli siuke, et natuke oleks võinud rohkem olla. Et siis sai teine sõit ilusti suruda. Ehk siis ikkagi nende heade sõitude taga on olnud suur ettevalmistus? Kindlasti, et rada on päris tehniline ja nõudlik, et seal mõttes, et siin rajal minu teada enamus on nagu trennis ka nüüd käinud, et see aitab kaasa. Ja nagu istmeaeg on alati see asi, mis aitab elule ja sõiduoskustele kaasa. Kuidas konkurendid on? Konkurendid on toredad ja ilusad ja muidu noored ja osavad, aga jah, täna tegelikult sai ju päris head kvalifikatsioonipunktid ka teised, oled nõus? Olen nõus, esikuusik oli tegelikult ikkagi küllaltki pingeline ja tasavägine. No et punktid ei tea, et eks üldine tase tõusebki ja kui käid Lätis sõitmas, siis seal peab ikkagi, ma ei tea, Street Mastersi tasemel sõitma, et üldse kuhugi saavutada midagi, et eks see utsitab meid ka tagant eestlasi, et ikkagi Läti poistele kotti panna. No ütleme niimoodi, et täna on esimene päev väga positiivselt läinud. Milliste ootustega sa homsele päevale vastu lähed? Ma ei tea, hästi suurte munade ja raske jalaga. Big balls and full send. Jah, tervitan nööpi ka, Andres Kõpper, tšau, oleme kunagi teinud projekte. Edu sulle! Aitäh! Ja olemegi jõudnud päeva lõppu, just hetk tagasi lõpetasid Pro-klassi sõitjad kvalifikatsioonisõidud. Siim Oskar Hääl, mul ei ole mitte midagi muud öelda, vapustav tulemus. Kvalifikatsiooni esimene raund 88 punkti ja teine raund 94 punkti. Kuidas sa ise tänase päevaga rahule jäid? No selles suhtes esimesse sõitu minnes oli ikkagi, vaatasin neid teiste sõite ja nulli oli päris palju, et ei saanud midagi hullu teha. Tegin hästi turvalise sõidu ja sellest olid normaalsed punktid all, et teine sai mõnusalt suruma minna ja niimoodi see asi käibki.
no tegelikult, kui me vaatame neid teisi sõite, seal ei olnud ainult nullid, meil oli ka väga palju crash'e. Räägi nüüd ise sõitjana, miks see nii on? Kas see rada on tõesti nii väljakutsuv? Ma ütleks, et rada võib-olla ei ole nii väljakutsuv, pigem on need väiksed obstaaklid, mis sinna clipping zone'ide välja on pandud. Et nende koht kindlasti seal ei ole ja need on juba praegu tekitanud väga palju sõitjatele kahju ja homme, kui sõidetakse tandemeid, siis ma võin lubada, et juhtub veel väga palju seda sama asja. Et need on täiesti valedes kohtades ja sellest tuleb veel paks pahandus kõigile sõitjatele. No sa oled meil nüüd selline andekas noormees, sa oled ju sõitnud Driftmastersi etappi samamoodi. Kas võib väita, et Eesti etappe sõites on sul natukene väiksem pinge sees? Kindlasti, et erinevalt Driftmastersist näiteks, kui sa ei tee väga häid punkte, ei saa üldse tandemid sõitagi, siis siin ka mõnest punktist piisab. Et selle võrra on vähem kindlasti pinget, aga ei tohi ennast lõdvaks lasta ja tuleb nii palju endal pinget peal hoida, et sõit selle nimel ei kannataks. Homne päev tuleb üsna raske, vaadates meie konkurentsi. Milliste ootustega sa homse päevale vastu lähed? Sõit sõiduaval. Esimesena peaks Bayran olema, siis vaatan, kes sealt mulle vastu tuleb ja niimoodi ma vaikselt teeme spotteriga plaani ja mehaanikutega autoseadusest täpselt vastavalt vastasele ja niimoodi vaikselt proovime sealt edasi liikuda. Aitäh, edu sulle! Aitäh! Täpselt nii põnev oligi meil esimene Nets Drifti päev. Juba homme on 2 rajal näha pingelisi tandemsõite, nii et jääge meiega!